Sõida meil.
Kallid lõpetajaid, teid tervitab haridusminister. Sõna saab juhtima vallavanem Maris Toomai. Kallid lõpetajad, külalised ja kallis koolipere. Täna on teie kõigi pidupäev. Õpingud on jõudnud sedapuhku sellise esimese suurema lõputunnistuseni ja üks eluetapp on teie jaoks tänaseks läbi. See on hetk, kus me vaatame kõik tagasi just teie kooliajale, mis oli kindlasti täis palju rõõmu, naeru ja kindlasti ka väljakutseid. Olete valmis astuma järgmisse etappi oma elus, kandes kaasas neid teadmisi ja kogemusi, mis teil on Jõhvi koolis omandatud. Te olete tõestanud oma võimeid ja andeid nii akadeemiliselt kui ka koolivälistes tegevustes. Olete olnud aktiivsed nii spordis, kunstis, muusikas kui ka teistes valdkondades. Sellel teekonnal on olnud teil kindlasti raskusi, takistusi ja tahangi siinkohal tänada kõiki teie vanemaid, lähedasi, sõpru, õpetajaid, kes on olnud teie toetajad, julgustajad ja nõuandjad. Nad on olnud teie kõrval, toetanud teid ning jaganud teie rõõmu ja edu. Olge neile palun väga tänulikud. Nüüd seisate te oma tuleviku lävepakul ja olge julged ja avatud nendele uutele võimalustele. Ärge kartke unistada suurelt ja seada endale väga suuri eesmärke. Olge valmis õppima, kasvama ja seda läbi elu. Ja pidage meeles, et edu ei mõõdeta ainult akadeemiliste hinnete ega hinnangute kaudu, vaid olge hoolivad, olge sõbralikud ja olge inimlikud. Olge avatud ideedele ja erinevatele kultuuridele. Olge liidrid ja olge eeskujud. Hariduse omandamine on väga raske töö ja see on investeering teie tulevikku, mis tasub kindlasti ära. Ja kohaliku omavalitsuse esindajana loomulikult tahan, et te käite ära, omandate kogemusi, õpite ja leiate tee tagasi siia. Ida-Virumaa, Jõhvi vajab teid. Palju õnne teile, palju õnne teie vanematele, lähedastele, kõikidele külalistele, kes teiega täna siin on ja loomulikult ka ilusat suvepuhkust. Aitäh teile! Ja nüüd anname sõna meie kooli direktorile Hiina Mihkelsonile. Kallid lõpetajad, head külalised, ma olen uhke. Ma olen ühe parima kooli, parimate õpilaste direktor. Samas olen nii kurb. Ma ei tea, miks kooli kõige paremad lapsed mind viimasel ajal tihti nutma panevad.
Aga nii see on, sest kui ma olen uhke, siis ma olen uhke just teie headuse, heatahtlikkuse, kaastunde ja kõige selle eest, et te olete olnud kõik need 9 aastat koolis alati olemas. Ma olen jälginud teid kooli tulekust saadik, selle kooli, vana koolimaja vanast aulast alates. Te olete alati olnud koolis pildis, teid on alati hea olnud jälgida, te olete alati midagi saavutanud, nii väikestena kui suurtena. Jah, te teate juba seda, et elus ei ole kõik ülesmäge. Vahest tuleb ka selliseid tagasilööke. Aga tegelikult see mõnede puhul, see number või protsent lõputunnistusel ei huvita varsti kedagi. Ükskord näitate ära, aitab. Te saate saavutada elus kõike seda, mida te soovite. Aga Andreas, Artur ja Kor, teie oma 100 punktiga panete selle lõputunnistuse, ma arvan, väga tähtsale kohale ja näitate hiljem ka lastele ja lastelastele. Et kui pool Eestit põrub, siis teie saate 100%, on ju? Nii et tuleb osata. Aga igaüks õpib nii enda headest kui vigadest, aga see viibki teid edasi. Ma soovin teile, et te oleksite täpselt sellised kogu oma elu, et ei loobuks oma klassikaaslastest, sest kui ma olen uhke, siis ma olengi uhke selle üle, et teie puhul ei ole kordagi olnud mingit rivaalitsemist, ülbitsemist, pahatahtlikkust. Teie 3 klassi on alati olnud koos. Ka täna, kui te näete, on nad siin segamini, meil ei ole A-klass, B-klass, C-klass. Te isegi tulite ju saali koos kõik segamini. Ja sellest lähtuvalt jagame ka tunnistusi täna segamini. Aga hoidke üksteist, sest kui mul maikuus oli au näidata meie koolimaja nendele vilistlastele, kelle lõpetamisest möödus 50 aastat kooli lõpetamisest ja neid oli kohal väga-väga palju, siis see näitas, et midagi on koolis olnud õiget, midagi on olnud nii head, et siia tahetakse tagasi tulla ja väga loodan teid ka näha, kui te olete kõik oma saavutused saavutanud, et ei unusta seda põhikooli ja nagu ma lõpukellal pesapuu laulu peale nutma hakkasin, siis tegelikult te ju teate, et see ongi pesapuu ja see pesapuu alati ootab teid. Kallid lapsevanemad, see, et meil on laval siin nii palju toredaid, tublisid noori, on ainult tänu teile, sest kool loob tingimusi, suunab, õpetab, aga teie olete need, kes on uhkusega nende lapsevanemad. Ma soovin teile edaspidi ainult jõudu jätku neid toetamast ja las nad unistavad suured, las need unistused olgu nii suured, et nad ka täituvad. Kallid õpetajad, see aasta ma mõtlesin, et suvel võiks minna teiega orienteeruma. Teate miks? Sest tuli välja, et te olete väga head punktide otsijad ja leidjad. Mõni naerab. Aga tegelikult ma olen uhke selle üle, et te olete õppinud aru saama ka eksamitöödest, mida noor mõtleb, mitte seda, mida teie arvate. Ja hindama nende mõtteid ja leidma nende ideedest neid väärtuslikke punkte, et tuleksid maksimumpunktid ka eksamil. Aitäh teile tehtud töö eest. Me alustame nüüd natuke sellise magus valusa tunnistuste kätte andmisega, aga ikkagi suur uhkus ja austus teie vastu. Aitäh teile, lõpetajad! Aitäh teile! Proovime uuesti kuulata ministri tervitust. Armas Jõhvi koolipära. Iga lõpetajate lennu lõpuaktus on samal ajal nii kurb kui ka rõõmus sündmus. Kurbust loob see, et koolipere juurest lahkuvad noored, kelle elust on ju suurem osa veedetud koos kaaslaste ja õpetajatega. Kuid see on ju tegelikult edasi minemine, mitte ära minemine. Kuhu edasi on teil ilmselt kõigil selge. Plaanid on valmis ja vahepeal on nüüd vaid üks korralik pikk suvepuhkus vaja teha.
ma siiralt loodan, et teie kõikide plaanides on edasiõppimine, kutseõppimine või siis keskhariduse omandamine, aga peamine, et on plaanis õppimine. Mina olin ka kord teiesugune Ida-Virumaa põhikooli lõpetaja ja kui ma ei oleks edasi õppinud, siis ma ilmselt ei oleks teie ees siin täna haridusministrina kõnet pidamas. Ma olen õppinud kogu oma elu ja õpin ka praegu, iga päev selles uues ametis. Ma olen mõistnud selgelt, mida tähendab see, et mul on õppimise oskus ja selle oskuse omandamiseks põhikoolist ei piisanud. Ma pidin edasi õppima ja oma viimase kooli lõpetasin alles 6 aastat tagasi. Ja seda pikka õppimist ma soovitan ka teile. Aga ma mõistan, et täna ei taha te minu käest tegelikult kuulda seda, et te peate veel õppima. Oh ei, me oleme ju nii palju õppinud ja viimased kuud veel nii piiksalt õppinud, et igaüks, kes tuleb rääkima sellest, et on veel vaja õppida, no mingu koju. Õige, täitsa mõistan. Te olete suure pingutuse nii individuaalselt kui koos ära teinud ja selle pingutuse eest väärite tunnustust ja väärite puhkust. Kõik olete suurt tunnustust väärt. Tunnustan eriliselt neid, kes lõpetasid kooli kiitusega. Darja Nikitina, Lisette Pullerits, Andreas Sandvik, Polina Jabushenko, Alisa Brenkina, Jegor Kokke ja Artur Tšusas. Te ei teinud seda siiski üksi ja ise. Te tegite seda kõik koos ja ainult tänu sellele, et teil olid eestvedajad, teie klassijuhatajad. Tänan haridusministri nimel teie klassijuhatajaid Küllike Šapalov, Kristi Dietrich ja Kadi Reban. Tänan eriliselt kõiki aineõpetajaid teie töö eest, sest ma tean, et teie kool on eriline. Olete näide hästi toimivast ühtsest Eesti koolist ja kuigi teie ja ka mina tean, et see hästi toimimine tuleb tänu suurele pingutusele, on see siiski eeskujuks paljudele Eesti koolidele. Aitäh teile, armas Jõhvi koolipere! Head pidupäeva ja pärast puhkust jaksu edasiõppimiseks! Lugupeetud saalis viibijad, armsad lõpetajad, alustame põhikooli lõputunnistuste kätteandmisega. Jõhvi põhikooli lõpetab kiituskirjaga suurepäraste õpitulemuste eest Artur Tšusas. Arturile antakse üle ainekiituskirja geograafias, ühiskonnaõpetuses, ajaloos, keemias ja füüsikas, tänukiri 3. koha eest piirkondlikul ühiskonnaõpetuse olümpiaadil, esimene koht piirkondlikul ühiskonnaõpetuse meeskondlikul olümpiaadil, esimene koht August Trei nimelisel essee konkursil, 3. koht piirkondlikul geograafia olümpiaadil, tänukiri panuse eest õpilasesinduse töösse, aktiivse koolielu korraldajale ja Jõhvi vallavalitsuse tänukiri. Palume lavale Arturi vanemad. Palume lavale Arturi vanemad. Tulge. Aitäh ja tegelikult palju aega mul antud ei ole, aga kindlasti siinkohal tahaks öelda, et kõik need paberid, lilled ja kingitused kuuluvad tegelikult minu õpetajatele. Et siinkohal väga tahaks tänada just meie õpetajad ja selle raske töö eest ja eriti ühiskonnaõpetuse õpetaja Kristi Klaamanit, kellega me osalesime kõik loomulikult konkursitel ja saame neid kiituskirja siiamaani. Suur aplaus teile õpetajad!
lõpetab kiituskirjaga suurepäraste õpitulemuste eest Andreas Sandvik. Andreasele antakse üle ainekiituskiri keemias, matemaatikas ja muusikas, tänukiri esimese koha eest Arukate õpilaste akadeemia turniiril, esimese ja teise koha eest piirkondlikul keemiaolümpiaadil, esimese koha eest maakondlikul matemaatikaolümpiaadil 7.–9. klasside arvestuses, tänukiri tublile rahvatantsijale, lauljale ja aktiivsele koolielu korraldajale. Samuti tänab tänukirjaga Andreast Jõhvi vallavalitsus. Palume lavale ka Andrease vanemad. Põhikooli lõpetab kiituskirjaga suurepäraste õpitulemuste eest Egor Kokkel. Koolile antakse üle ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses ja keemias, tänukiri esimese koha eest piirkondlikul ühiskonnaõpetuse meeskondlikul olümpiaadil, esimese ja teise koha eest piirkondlikul keemiaolümpiaadil, tänukiri aktiivsele koolielu korraldajale ja Jõhvi vallavalitsuse tänukiri. Palume lavale kooli vanemaid. Lõpetab kiituskirjaga suurepäraste õpitulemuste eest Polina Pjavšenko. Polinale antakse üle ainekiituskiri vene keeles ja keemias, tänukiri esimese koha eest Arukate õpilaste turniiril, tänukiri panuse eest õpilasesinduse töösse, tänukiri tublile rahvatantsijale ja aktiivsele koolielu korraldajale. Samuti saab Polina tänukirja Jõhvi vallavalitsuselt. Palume lavale Polina vanemad. Jõhvi põhikooli lõpetab kiituskirjaga suurepäraste õpitulemuste eest Alisa Plenkina. Alisale antakse üle ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses ja keemias, tänukiri 3. koha eest piirkondlikul ühiskonnaõpetuse meeskondlikul olümpiaadil, tänukiri aktiivsele koolielu korraldusele ja Jõhvi vallavalitsuse tänukiri. Jõhvi põhikooli lõpetab kiituskirjaga suurepäraste õpitulemuste eest Lisett Pullerits. Lisettile antakse üle ainekiituskiri muusikas, tänukiri panuse eest õpilasesinduse töösse, tublile rahvatantsijale, tublile lauljale ja aktiivsele koolielu korraldajale. Samuti antakse Lisettile ka Jõhvi vallavalitsuse tänukiri. Palume lavale Lisetti vanemad.
Kutsekooli lõpetab kiituskirjaga suurepäraste õpitulemuste eest Darja Nikitina. Darjale antakse üle ka ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses ja tänukiri 3. koha eest vabariiklikul minifirmade võistlusel. Samuti saab Darja tänukirja Jõhvi vallavalitsuselt. Palume lavale Darja Malavat. Meie üheksandikud on ainulaadsed. Me teame neid lauljatena, muusikutena, sportlastena, kunstnikena ja tantsijatena. Nende 9 aasta jooksul on nad lugematu arv kordi meil esinenud. Nii ka nüüd. Teile esineb 9. klass.
Jõhvi põhikooli koolimaja pole lihtsalt koolimaja. See on koht, kus sa said kokku oma heade sõpradega, kohtusid oma lemmikõpetajatega ning viibisid oma lemmiktundidega. No. Gregori. Listo. Usko. Ven. 2, 1, läks! Jätkame tunnistuste andmisega. Jõhvi põhikooli lõpetab Andri Amer. Naidile antakse üle tänukiri tublile rahvatantsijale. Arti Arju ja Rico saab ka aukirja eduka õppetöö eest. Rico, oota. Eleri Arroval. Elerile antakse üle aukiri eduka õppetöö eest. Что дальше?
lõpetab Karoli Arroval. Ja ka Karoli saab auhinnad eduka õppetöö eest. Egert Avilo. Põhikooli lõpetab Mirtel Kruve-Kamseer. Üle ainekiituskiri muusikas, aukiri eduka õppetöö eest, tänukiri 3. koha eest vabariiklikul minifirmade võistlusel, tänukiri tublile lauljale ning Jõhvi vallavalitsuse tänukiri. Jõhvi põhikooli lõpetab Alin Hindreus. Tänukiri 3. koha eest vabariiklikul minifirmade võistlusel, tänukiri panuse eest õpilasesinduse töösse ja tänukiri aktiivsele koolielu korraldajale. Ivanov. Põhikooli lõpetab Rene Jagodin. Lõpetab Carolin Jakimainen Põld. Carolinile antakse üle ainekiituskiri vene keeles ja aukiri eduka õppetöö eest. Jõhvi põhikooli lõpetab Andra Juusu. Lõpetab Ariadna Kaljusaar. Ariadnale antakse üle ka ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses, aukiri eduka õppetöö eest, tänukiri 1. koha eest piirkondlikul ühiskonnaõpetuse meeskondlikul olümpiaadil, panuse eest õpilasesinduse töösse ja tänukiri aktiivsele koolielu korraldajale. Jõhvi põhikooli lõpetab Kristoffer Kama.
Metsküla. Kertule antakse üle ainekiituskiri kunstis, aukiri eduka õppetöö eest. Jõhvi põhikooli lõpetab Kusti Kilk. Kusti saab tänukirja aktiivse koolielu korraldamise eest. Lõpetab Ken Rasmus Kilter. Lõpetab Alicia Kislov. Alicia saab aukiga eduka õppetöö eest. Lõpetab Aleksander Kont. Aleksander saab ainekiituskirja matemaatikas, aukirja eduka õppetöö eest, tänukirja panuse eest õpilasesinduse töösse ja tänukirja aktiivse koolielu korraldamise eest. Jõhvi põhikooli lõpetab Grete Kramskoi. Gretele antakse üle aukiri kunstiõpetusse tööde eest, aukiri eduka õppetöö eest, tänukiri esimese koha eest arukate õpilaste akadeemia turniiril, tublile rahvatantsijale, tublile lauljale ja Jõhvi vallavalitsuse tänukiri. Jõhvi põhikoolis lõpetab Risto Steven Kriisk. Lõpetab Jarno Kroobel. Lõpetab Mari-Liis Kuningas. Mari-Liisile antakse üle aukiri eduka õppetöö eest. Jõhvi ülikooli lõpetab Kristo Kusahmeetan. Rahvatantsijale ja aktiivsele koolielu korraldajale. Pole midagi teha, kui lõpetaja käed värisevad.
põhikooli lõpetab Alissee Kusmina. Alissele antakse üle ainekiituskiri keemias ja aukiri eduka õppetöö eest. Jõhvi põhikooli lõpetab Romet Kuznetsov. Kokku olete siin koolis õppinud 9 aastat. See teeb umbes 1575 koolipäeva, mida kõik kindlasti läbinud ei ole. Meenutame 9. B-klassi teekonda. Dope shit like that, Jerry. Oh, hi. Welcome back to Jace. Follow your dreams. Yeah. Wanna get a mansion, a jacuzzi, a theater to watch my movies, couple whips and lots of fancy things. The kids they call it Goonies. I see the future, crystal ball, mirror hanging on the wall. Who the fly white boy of the mall? Got your girlfriend screening all the calls. She bubbling, we fucking and you cuddling. Like baby, where the fuck you been? I wanna tell you she in love with him. So sweet, ain't saying nothing. You can probably tell she bluffing, cause she kissed you with her mouth. She gave me head with my concussion. Yeah, she blushing, all red. Wanna rush and go to bed. You interrogate that bitch like you the fed. So she said she in love with a rock star. Wanna smoke my weed, so she asked me where the tops are. Top drawer. Yeah. Just a motherfucking kiss. Hey honey, my bitches. Yeah, Pittsburgh. Hey John, hey, these hoes is drunk. Wanna come and smoke this blunt? Then let me take them home and do anything I want. I said, baby, I can ride ya. Just let me get inside ya. I can take you higher if you hit this vaporizer. I got that dope dick, I'll be a supplier. You grabbing on my sheets and hitting those like you Mariah. Obsessed with me, undress a freak on ecstasy. I'm out and then she texting me like what you doing next week. Ma panen vast vabaks või sellega. I'm drunk as fuck. Most dope, bitch. Tiim, elureegli mees. Matemaatikas on niisugune asi nagu märgid su ees, muudad märgid su sees. Aga ei. Oh yeah, I just graduated high school. It's not my fault. I'm just doing me. The girl love me, let her love me. Feel me? So baby, baby don't cry. I will die.
hakkame tunnistustega. Jõhvi põhikooli lõpetab Semjon Kitovski. Semjonile antakse üle ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses, tänukiri esimese koha eest piirkondlikul ühiskonnaõpetuse meeskondlikul olümpiaadil, tänukiri panuse eest õpilasesinduse töösse ja aktiivsele koolielu korraldajale. Jõhvi põhikooli lõpetab Joonas Kõrvoja. Joonasele antakse üle aukiri eduka õppetöö eest. Jõhvi põhikooli lõpetab Maian Kämera. Maianile antakse üle ainekiituskiri kunstiõpetuses ja tänukiri 3. koha eest piirkondlikul kunstiolümpiaadil 6.–7. koht vabariiklikul kunstiolümpiaadil. Jõhvi põhikooli lõpetab Erki Lehtla. Põhikooli lõpetab Gregori Johan Listenis. Gregorile antakse üle tänukiri kui tublile rahvatantsijale. Põhikooli lõpetab Ute Victoria Liu-Jängi. Lõpetab Edvin Jutenski. Põhikooli lõpetab Albina Lobanova. Albinale antakse üle ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses, aukiri eduka õppetöö eest, tänukiri 3. koha eest piirkondlikul ühiskonnaõpetuse meeskondlikul olümpiaadil. Põhikooli lõpetab Oskar Merirand. Lõpetab Anastasia Mironacheva. lõpetab Madis Murulaid.
lõpetab Adele Olt. Adelele antakse üle ainekiituskiri muusikas, tänukiri esimese koha eest Jõhvi laulukevad 2023 13–15 vanusegrupis ja tänukiri tublile lauljale. Jõhvi põhikooli lõpetab Anna-Liisa Otti. Anna-Liisale antakse üle tänukiri panuse eest õpilasesinduse töösse ja aktiivsele koolielu korraldajale. Jõhvi põhikooli lõpetab Mariel Paas. Marielile antakse üle tänukiri 3. koha eest vabariiklikul minifirmade turniiril. Jõhvi põhikooli lõpetab Simon Henry Fredman. Simonile antakse üle ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses, ajaloos ja muusikas, aukiri eduka õppetöö eest, tänukiri 3. koha eest piirkondlikul ühiskonnaõpetuse meeskondlikul olümpiaadil, tänukiri panuse eest õpilasesinduse töösse, tänukiri tublile lauljale, aktiivsele koolielu korraldajale ja Jõhvi vallavalitsuse tänukiri. Jõhvi põhikooli lõpetab Markus Põlgaste. Lõpetab Ines Reisi. Inesele antakse üle ainekiituskiri muusikas, aukiri eduka õppetöö eest, tänukiri panuse eest õpilasesinduse töösse ja tänukiri aktiivsele koolielu korraldajale. Jõhvi põhikooli lõpetab Uko Rooger. Lõpetab Rudolf Rostin. Juhile antakse üle tänukiri tublile rahvatantsijale ja aktiivsele koolielu korraldajale. Jõhvi põhikooli lõpetab Markus Smorodin. Auhinnekiituskiri keemias, tänukiri esimese koha eest Arukate õpilaste akadeemia turniiril, aukiri tublile rahvatantsijale ja aktiivsele koolielu korraldajale. Palju õnne lisaks. Jõhvi põhikooli lõpetab Ines Tellis. Inesele antakse üle aukiri eduka
õppetöö eest, tänukiri panuse eest õpilasesinduse töösse, tänukiri tublile rahvatantsijale ja aktiivsele koolielu korraldajale. Jõhvi põhikooli lõpetab Marat Tihon. Põhikooli lõpetab Theresa Tohver. Theresale antakse üle ainekiituskiri muusikas, aukiri eduka õppetöö eest, tänukiri panuse eest õpilasesinduse töösse, tänukiri tublile lauljale ja aktiivsele koolielu korraldajale. Jõhvi põhikooli lõpetab Adelia Treiel. Lõpetab Tristan Tõkke. Tristanile antakse üle ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses ja ajaloos, aukiri eduka õppetöö eest, tänukiri 3. koha eest piirkondlikul ühiskonnaõpetuse meeskondlikul olümpiaadil. Põhikooli lõpetab Kristjan Marten Tõnuist. Kristjan Martenile antakse üle tänukiri tublile rahvatantsijale. Ja Jõhvi põhikooli lõpetab ka Markus August Varimaa. Markusele antakse üle aukiri eduka õppetöö eest. Palju õnne teile veel kord arvestatakse. Enam ei saada meile puid alla panna, nüüd oleme meie kooli kõige paremad ning lõpuks saame 4. korruselt pingsinurga enda valdusesse. Samuti saame ka ise lõpuks vetsus käia. Olete kasutanud vetsu tšilli asemel, kui mäletate veel, mis tšill on. Käite seal alati mitmekesi ning teete jumal teab mida. Kuid tegelikult on ikka väga kahju, et ära lähete. Kool on ilma teieta nii tühi. Puudust hakkame tundma teie naljadest, vingumistest ja vaidlemistest. Nüüd peame ise ka ennast liigutama hakkama. Me ei saa loota teie peale, et kooli eest trummi lööte, olümpiaatidel käite, tantsite, laulate ning sporti teete. Me ei jõua never teie tasemele. Meenutame 9. C-klassi kooliteed.
nendesse vajutad hõõguva näo ja pühapäev hinges sind uskuda lase, et õnne vaid kauguses kukuvad käod. Keeruta, lennuta linalak neidub, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidub, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidub, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Hämaras toome kullumena valeb, on sinule hõiskavaid ööbikuid täis, miks muidu su huuled ja õhetab valen jõuna, kui õiele sarnane näib. Keeruta, lennuta linalak neidub, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidub, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidub, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Saaremaa niitude kastesed süled, vaikuses lauludest helisev nurm, on pilvedest helendab taevastu üle ja kirgliku suudluse esmane murm. Keeruta, lennuta linalak neidub, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidub, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidub, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Just sellisel heinamaal peamegi pidu, kus hämarik koidule ulatab käel. On kõikide mõtteid ja toiminguid sidud, see tööde ning rõõmude küllane päev. Keeruta, kudruta, kavalalt juttu. Nagu te nägite, siis iga pildi peal olid lastega kaasas ka nende klassijuhatajad. Me avastasime, et see aasta on meil laval 4 klassijuhatajat, kes pole kordagi enne 9. klassi lõpetanud. Ma ei tea, kuidas see nii on sattunud, aga nad on tulnud sellega väga hästi toime. Kristi sai nii hästi, et 1. klassis ta need lapsed võttis ja ära enam ei andnud. Küllike ütles, et kui mina selliseid lapsi ei saa, nagu ma saan, siis ma ei võta klassijuhataja, mis sai need lapsed ja oli väga rahul. Ja kui klassis on Artur, Jegor, Allan, Marat ja Madis näiteks, siis selle klassi võtab ainult Kadi. Nii et aitäh teile! Nende aastate jooksul on teil olnud kokku 63 aineõpetajat ja 7 klassijuhatajat. Mõnda mäletate kindlasti rohkem kui teist. Kas mäletad Anu-Lei Vinkelit või Stepan Bondarenkot? Kas mäletad Lehari ja Inna Lindatunde? Ka need õpetajad on olnud oluliseks osaks sinu kooliteel. Annamegi sõna neile.
nii armsad lõpetajad, teile me pidasime, ma usun, et pika ja meeldejääva kõne juba lõpukellal, et me ei hakka ennast kordama, lihtsalt nautige tänast päeva, nautige suve ja kõrget lendu teile ja me ütleme kõik, mis me veel tahame öelda siis oma järgmise lauluga. Ja võite muidugi kaasa laulda. Jõhvi põhikoolis on traditsioon tantsida lõpuaktuselt pihlapuud, kuid seda pole tehtud mitu aastat. Mõned praegused üheksandikud on tantsinud rahvatantsu esimesest klassist saati, elavad see suvi ka tantsupeole.
meil oli sellel aastal viimane laulu- ja tantsupidu meie koolis ja kuna me tahtsime väga pihlapuud tantsida, aga õpetaja Tiina meile seda ei õpetanud, siis me otsustasime, et me õpime selle ise ära. Ja see tants on meie õpetaja, kes on meiega olnud tegelikult kõik need aastad, kes on põhimõtteliselt nagu teine ema meile. Aitäh, Tiina! Palun tule lavale! Te kõik olete üles kasvanud oma klassikaaslaste seltsis. Te tunnete üksteist juba väga hästi. Selle 9 aasta jooksul on juhtunud nii mõnigi naljakas lugu, kuid on ka neid, mis ei ole lõppenud eriti positiivselt. Ma olen päris kindel, et teil kõigil on olnud erimeelsusi, sest kellel meist poleks. Ootame siia kõnet pidama Lisette Pullerits, Simon Henry Peepmaa ja Artur Tšuusas. Tere päevast, head õpilased, lugupeetud lapsevanemad ja vanavanemad.
sügavalt austatud õpetajad ja koolitöötajad, lugupeetud vallavalitsuse esindajad ning meie teised kõik armsad külalised. On suur au esineda siin tõenäoliselt juba viimast korda terve koolipere ees. Nimelt, üks matemaatikaõpetaja on tunnis öelnud, et me oleme üks tavaline lend, kes seda kooli lõpetab. No kindlasti ei ole siin minu arvates mitte mingisugustki kohta poleemikaks või diskussiooniks. Meile kõigil on väga hästi teada, et meie õppilased on väga erinevad. Alates kunstnikest ja muusikutest lõpetades astrofüüsika huvilisteni ning meist kindlasti igaühest saab tulevikus väga edukad inimesed. Olen 100% kindel, et kõikidest ei pea saama matemaatikud või füüsikud, sest olen veendunud, et meis kõigis on midagi erilist ja väärilist ja et igaüks saab tulevikus anda oma panuse Eesti riiki ja ühiskonda väga erinevates valdkondades. Siin puhul aga tahaks eriliste tänustada pöörduda meie õpetajate ja koolitöötajate poole, kes te meid aitasite, toetasite kõikides meie tugevast tegevustest ja huvides. Te olete meid veennud selles, et kõik on elus võimalik. Ja ma saan seda öelda täiesti oma enda klassi näitel. 9. C-klassi meeskond mõelgu saavutas vabariiklikul ühiskonna õpetusolümpiaadi sel aastal 10. koha vabariigis, kutsutud Stenbocki maja vastuvõttel. Oli suur au seista selliste gümnaasiumite juures seal nagu Prantsuse Lütseum või Gustav Adolfi gümnaasium, meie väike Jõhvi põhikooli esindajatena. Ja ma ei räägi seda uhkustamise eesmärgil üldse mitte. Räägin seda selleks, et tõestada elulise näite abil, et kõik on elus võimalik. Nagu näiteks ka meie tublid ettevõtjad saavutanud suurepäraseid tulemisi vabariiklikel õpilasfirmade konkurssitel. No need näited osutavad otseselt sellele, et midagi ei ole elus võimatu. Tasub ainult uskuda endasse ja enda võimetesse. Siinkohal aga kindlasti tahaks tänada ühte inimest, kes oli 9. C-klassiga 5 raske aasta vältel ning alati meid aitas, toetas ning meil keerulistest olukordadest välja mind näitas. See on meie armas klassijuhataja Kadi Reppan. Kadi, tule siia vaata! Suur aplaus 9. C-klassi. Ja kuigi oleme üpriski hästi õppinud, ei unustanud me loomulikult ka nalja teha ja luusalt aega veeta. Ja sellest annan julgelt sõna üle mu heale sõbrale Saimonile, kes räägib sellest juba natuke konkreetsemalt ja sisulisemalt. Palun Saimon. No nii, mul on ääretult hea meel tervitada siin kõiki õpetajaid, lõpetajaid ja külalisi. Siin seistes ei oska ma sõnadesse pannagi, kui õnnelik ma olen, et see kool sai lõpetatud. Me oleme siia jõudnud suuresti tänu meie järjekindlatele emadele, isadele ja õpetajatele. Kui keegi poleks kogu aeg tagant torkinud, siis poleks väga paljud meist siin, sest nii mõnigi oleks päevad läbi hoopis laulnud, tantsinud või mänginud kossu. Meie klassides tekkisid ka omamoodi traditsioonid. Näiteks meie klasside time-outid, lumepallisõjad, ukse asemel akentes sisse tulemine ja meie 9. klassi õpilased saavutasid isegi Eesti rekordi igasse tundi hilinemisega. Üleüldiselt kogu see poistekamp meie klasside viimastes ridades suutsid ära süüa nii mõnegi õpetaja närvid ning nii mõnigi hall juuksekarv on tänu meile pähe tekkinud. Kindlasti jääb ka meelde see, kuidas vahetundide ajal oli alati vets kinni, sest meie klassitüdrukud tegid seal kas TikToke või andsid tervele koolile teada, millised on nende lemmikud lõhnaõlid. Nii, nüüd kui täiesti aus olla, siis paljud tööd siin koolis said tehtud tänu spiikritele. Me ise arvame, et saime nende tegemises lõpuks päris meistriteks, või no vähemalt mitte vahele jäämises. Eriti teistsuguseks muutis meie kooli aja distantsõpe, mis kestis peaaegu 2,5 aastat. Nii mõnigi tund möödus kas magades, süües või sõpradega mängides. Juhtus ka nii, et kui me õpetaja küsimusele vastata ei osanud, siis kirjutasime chati, et mikrofoni tööta või et kõrvaltoas on remont. Nüüd palun ma siia inimese, kes on meie klassi juhatanud ja hoidnud alates meie esimesest koolipäevast. Ta on õpetaja, kes viis läbi meie kõige esimese koolitunni ja ka õpetaja, kes saadab meid siit koolimajast edasisele teele. Me täname siin kogu klassiga meie kallis klassijuhataja Kristi Tiitri.
Nii, mulle väga meeldib siin teie kõigi ees seista ning jagada enda emotsioone ja lahedaid mälestusi kooliajast, kuid nüüd annan mu sõna Lisetile, kelle kõne liigutab nii teie kui ka minu süda. Lugupeetud õpetajad, austatud koolikaaslased, uhked vanemad ja kõik külalised. Täna on meie jaoks tõesti eriline päev. Oleme siin koos, et tähistada ühe peatüki lõppu meie elus ning samal ajal avada uks uute võimaluste ja kogemuste maailma. On suur au seista siin lõpukõne pidajana ning jagada teiega mõtteid ja tundeid, mis täidavad meie kõigi südameid. Need 8 aastat, mis oleme veetnud Jõhvi põhikoolis, on olnud täis naeru, pisaraid, rõõmu ja väljakutseid. Oleme kogenud võitu ja kaotust, edusamme ja ka tagasilööke, kuid meie sihikindlus on toonud meid siia tänasesse päeva. Igaüks meist on kandnud endas lootust, et saavutada midagi suurt ning täna võime uhkusega öelda, et oleme seda teinud. Meie õpetajad on olnud need teejuhid sel teekonnal, juhatades meid teadmiste, inspiratsiooni ja toetusega. Nad on pannud meid uskuma iseendasse ja nägema oma potentsiaali. Neile kuulub meie sügav tänu selle eest, et nad on aidanud meil kujundada meie tulevikku. Palume 9. A-klassiga tänada meie klassijuhatajad, kes on meid alati ära kuulanud ja igale probleemile lahenduse leidnud. Aitäh sulle, Küllike! Samuti saame ära unustada meie vanemate ja perekondade tähtsust. Teie armastus, toetus ja ohverdused on kandnud meid siiani ning andnud meile kindlustunde ja julguse jõuda oma unistusteni. Te olete meie kõige suuremad fännid ning me oleme tänulikud, et olete alati meie kõrval. Kallid koolikaaslased, me oleme koos kogenud nii palju. Oleme õppinud koos, mänginud koos ja naernud koos. Oleme loonud sõprussuhteid, mis kestavad elu lõpuni. Me oleme perekond, meie erinevused rikastavad meid ja meie ühtsus annab meile jõudu. Täna tähistame lõppu ühele teekonnale, kuid samas tähistame ka algust uuele. Nagu Artur enne mainis, on paar küsimust veel vastamata ja üks nendest küsimustest on ilmselt meie kõigi südant vaevanud. Millal see me on oma raudvara vihiku ära toob? Lõpetuseks soovin tänada teid kõiki selle imelise aja eest, mida oleme veetnud koos Jõhvi põhikoolis. Olgu meie tulevik täis õnnestumisi ja rõõmu ning olgu meie südamed alati täidetud lootuse, armastuse ja headusega. Õnnitlused meile kõigile! Kallid saalis viibijad, nüüd on kõigil soovijatel võimalik sõna võtta. Kas on soovijaid? Kui soovijaid ei ole, liigume edasi. Vabandust. Põhikoolis tegutseb selline päästeala ring nagu Jõhvi noored päästjad. Seal tegutseb kuskil umbes 20 last. Nendest 3 on tänased lõpetajad. Noor päästja on selline inimene, kes ei karda midagi, on julge. Tema kodu on ohutu, sest kõik, mis teadmised ta noorteringist saab, need ta praktiseerib kodus ära. Ta on kriisideks valmis, ta oskab uppunut veest päästa. Ta teab hästi päästeauto põhivarustust, riietub minutiga päästjariietesse ja on aktiivne laagris osaleja suvel, et noor päästja saab oma aktiivse osavõtu eest osaleda ülevabariiklikul noorpäästjate laagris ja samamoodi Virumaa noorpäästjate laagris.
need 3 lõpetajat, kes siin noorpäästjad on, nemad ongi ausad, julged ja usaldusväärsed. Ma olen uhke teie üle ja õnnitlen sind lõpetamise puhul ja tänan sind tubli aktiivse osavõtu eest noorpäästjate noorteringis Jõhvi noored päästjad. Mariel Paas. Hästi palju sulle. Õnnitlen sind põhikooli lõpetamise puhul ja tänan sind tubli osavõtu eest päästjala noorteringis Jõhvi noored päästjad Gregori Johan Listenis. Tänan sind osavõtu eest päästealalt noorteringis Jõhvi noored päästjad ja õnnitlen sind põhikooli lõpetamise puhul Aliin Hindreus. Aliini kink on kopsakam. See on ainult sellepärast, et ta on kõige staažikam noorpäästja. Nii palju, kui sa oled põhikoolis käinud, nii palju oled sa ka noorpäästja olnud, see tähendab 9 aastat. Ja sellepärast on sul ka kriisiks valmistumise jaoks raadio siin. Aitäh sulle! Kõike head ja ohutut sulle! Aitäh teile! Nagu ikka on meie 9-ndikud väga tublid ja tegusad, nii ka seekord. Kutsume teie ette 9-ndike bändi lauluga Ole tubli!
kallid lõpetajad, edu teile oma unistuste täideviimisel ning me proovime olla sama ägedad, kui te olete. Sellega on aktuse pidulik osa lõppenud, kuid ära veel kuhugi kiirusta. Ajaloo tarbeks jäädvustame teist ilusad fotokaadrid õues pargipoolsetel treppidel. Ja hea publik, lubame päevakangelastel väljuda saalist esimesena. Ilusat suve kõigile! My youth and I die.